Tere! Et me näitame täna, kuidas meie töökojas maskide õmblemine käib. Et meie teeme siis maske sellise lõikega. Sisse õmbleme traadi, ninatraadi. Aga teinekord, kui on linasest kangast mask, siis isegi ilma ninatraadita nagu väga hästi seisab. Aga ninatraat on rohkem prillikandjatele parem, et siis prillid ei lähe uduseks. Aga ninatraadiks me kasutame Prümmi spetsiaalsed ninatraadid. Et need on masintikkimine.ee, meie poes on müüa ka. Aga see traat näeb siis selline välja, et ta on nagu terasest ja väga hästi vormitav, et hästi pehme ja väga head traadid. Ja mis selle traadi puhul on oluline, et ta on hästi õhukene, et ta ei muuda seda maski nina kohta kuidagi paksuks ega kõrgeks. Et hästi õhukesed traadid. Alles hiljuti ilmusid on müügile ka. Ja maske me õmbleme siis ka, et vastavalt tellija soovidele. Ja tihti tahetakse meditsiinilise filtriga maske. Aga maski lõiget, et see on üsna tavaline lõige, seda lõiget liigub internetis väga palju. Et kui otsite Pinterestist või YouTube'ist, kindlasti leiate. Ja just sellise lõike, mis teile sobib. Aga vaatame täna siis, kuidas meie teda õmbleme. Voodriks me kasutame siis puuviljast riiet ja kummid me õmbleme alati tunnelisse. Et miks pärast tunnelisse? Et need maskid, mida meie teeme, on masinpestavad. Aga kui keegi näiteks liiga kuumaga peseb, siis kumm võib liiga kuumaga ära sulada. Või siis ei ole äkki kliendile kumm paras, et kui see kumm on tunnelis, et siis on niiviisi, et klient saab seda kummi alati vahetada. Et see on selline mugavus lihtsalt. Et kui on kinni õmmeldud kummid, kui tahate, võite muidugi ise ka kinni õmmelda, aga siis ei saa seda enam vahetada ja ei saa midagi teha, kui näiteks suurus ei sobi. Nii, et siis meil on siin praegu linane kangas ja me panime õmblusmasinale peale valge niidi. Et valge niidi sellepärast, et siis paistab hästi välja siit punase pealt, et kust me õmbleme ja kuidas see õmblemine käib. Et kõigepealt pange siis, kui olete välja lõiganud, meil on siin ka tikandiga tükk, üks. Näete, et üks kangas on ilma tikandita ja üks on meil tikandiga. Et paremad pooled kokku, et sellepärast ma praegu näitangi, et paremad pooled pange kokku ja meie paneme siit paari nõõpnaelaga kinni ka. Ja voodri osa, kas näete, et muidu voodri osa on täpselt sama lõige, eks ole, ainult et siit on ta 2 cm lühem. See on sellepärast, et me siia teeme tunneli, et selle me keerame pärast siit niiviisi ära, nii, ja siis siia tuleb tunnel, aga et see tunneli koht paks ei jääks, siis voodri osa on 2 cm võrra lühem. Ja täna teeme siis meditsiinilise filtriga, siis kangad paneme kokku niiviisi, et näete jällegi paremad pooled kokku. See on nüüd meil tuleb voodriks ja näete, see on voodri pahem pool, parem pool. Nii vooder ja voodri peale siis meditsiiniline filter, jälle nõeltega kinni. Ja esimene õmblus, mis me teemegi ongi see ninaõmblus. Ehk siit see, et lihtsalt õmbleme selle ninaõmbluse ja mõlemal tükil. Ja alustame siis niiviisi, et meil on siin mõlemad jukiõmblusmasinad. Et täpselt see talla laius on paras. Et muidugi oleneb, milline teie õmblusmasina tald on, aga õmblusvaruks selline, võib-olla 0,7 või millimeetrit on täitsa paras. Aga teeme, kinnitame ka. Lõppu teeme ka kinnituse. Näete, kui üks õmblus on tehtud ja nüüd teeme siit teise õmbluse, siis mugav on niiviisi, et paneme kohe siia alla ja kohe jätkame. Kinnitame, õmbleme edasi. Jälle kinnitame ja meil jukimasinad on sellised, et ma vajutan lihtsalt pedaali kannaga ja ta ise lõikab. Lõikab niidid katki. Nii, nüüd võib nõelad välja võtta. Ja mis me tegime? Nüüd on näha, et siis see nii-öelda ninaõmblus. Nii. Nüüd, et see mask meil siit nina osast hästi hoiaks, siis teeme niiviisi, et selle õmblusvaru surume lahku
ja näete, niimoodi küünega surun õmblusvaru lihtsalt maha, sest ma tahan ta läbi teppida selleks, et see nina osa nagu hästi vormi hoiaks ilusti, et ei jääks kuidagi pahasti. Näete, niiviisi lihtsalt küünega surun maha. Nii, see nüüd on siis meie maski nii-öelda esitükk. Nii, küünega maha surutud. Nüüd oleme valmis teda juba maha teppima. Ja samamoodi teeme ka voodritükiga. Nii, surume jälle, näete niiviisi, õmblusvarud lahku. Lihtsalt küünega, väga okei. Et siis on lihtsalt palju mugavam teda õmmelda ja ta ei jää kuskilt paks. Et õmblusvarud lahti, siis kogu see nina koht jääb siis õrem. Et meie siin oleme ka teise õmblusmasina valmis saanud, aga see teise õmblusmasina selle jaoks lihtsalt, et meie video valmiks kiiremini, et see on nüüd otseõmblusmasin Juki oma, mis on nagu selline pooltööstuslik nii-öelda, see on nüüd kodumasin. Aga siia me panime, et kõik, mis on sellised nuti kodumasinad, et see on ka nüüd nutimasin, siin on palju õmblused peal, aga need nutimasinad võimaldavad topeltnõela panna. Et näete, meil on siin topeltnõel, et ma lihtsalt hoian sellega aega kokku, sest ma tahan nagu maha teppida, vaadake mõlemad õmblusvarud. Aga et sellega ma topeltnõelega ma teen seda korraga. Et kui teil ei ole topeltnõela võimalust, teie masinal näiteks otseõmblusmasinatel ei ole, siis õmblete lihtsalt ühe korra õmblusvaru edasi ja teise korra lihtsalt tagasi. Nii, paneme siia õmblusmasina alla. Nii, ja nüüd, kuna me oleme juba, näete, ta lahku ära siin surunud, siis me muud ei teegi, kui lihtsalt õmbleme praegu. Ja topeltnõelaga see tähendab 2 tükki korraga. Kuna see nina osa on nii kumer, et siis peame lihtsalt kätega siit kogu aeg nii-öelda natukene pingule tõmbame seda kangast natukene hoidma. Nii, üks on õmmeldud ja esiosa laseme kohe siit järgi. Nii. Kohe vaatame, mis meil välja tuli. Lõikame lahti. Ma arvan, et juba paistab. Näete, et mida tegi nüüd topeltnõel. Et see nina osa jääks ilus kumer ja nii-öelda maha õmmeldud, siis näete, meil on 2 õmblust korraga praegu. Et nina osa on eest valmis. Nii, ja vaatame voodri osa samamoodi. Näete, jälle ilusti maha õmmeldud. Et see kumerus jääks nagu väga ilus. Nüüd paremad pooled kokku panna, et näete, see on parem pool ja see on parem pool. Paneme paremad pooled õigesti kokku. Nii. Ja oluline on see, et need õmbluskohad võiks nagu täpselt kokku minna. Et paneme näiteks nööpnõelaga kinni. Nii, siit ühe. Ja nüüd katsume seest, et kõik oleks sile, et ma nagu käega tunnen, et on sile. Et kui teil näiteks on natuke ebatäpselt lõigatud, siis võib niiviisi olla, et näiteks voodri osa on suurem või teine osa on suurem. Meil siin praegu on täpne, sest me oleme ilmselt täpselt lõiganud. Et seda tuleks kindlasti kontrollida. Et ei jääks, näete, et niiviisi ma kohe käega tunnen ja surun siit näppudega selle koha pealt siit seest, et mõlemad kangad on praegu, näete, täpselt ühepikkused. Nii, ja siit. Nii, ja näete nüüd, et voodri osa ongi siit lühem, aga nii peabki olema. Ja paneme siit ka nõelaga kinni, et siis meil on lihtsalt mugavam õmmelda.
ja siit samamoodi, kui me nüüd teise nõela paneme, samamoodi näete, me nagu käega tunnen, et näete, et see oleks sile, et ei oleks nagu üks kangas jällegi pikem ega teine lühem. Siit nõelaga kinni. Nii, ja teiselt poolt samamoodi. Nii, ma kogu aeg tunnen. Nii. Ja siit jällegi samamoodi. Nii. Ja nüüd ootame, et muide see linane riie näiteks venib palju rohkem kui meil voodriie. Voodriie on meil nagu selline puuvillane nagu sitsiriie lihtsalt, see mommuline, et linan lihtsalt nii palju venib rohkem. Aga veendume, et kõik on siledalt. Nii. Ja kui nüüd paremad pooled on kokku pandud, näete, siin on pahem pool, siin on pahem pool, siis ei ole muud kui see kogu ülemise osa kinni õmmelda ja siit lõuaalune osa kinni õmmelda. Aga see nüüd on otse õmblusmasinaga. Nii. Ja täpselt samamoodi, nii nagu ennem õmblusvaru, nii praegu ka, et selline tallalaius on täpselt paras. Võtan nööpnõela ära, et ma ei õmble üle nööpnõela. Ja kogu aeg jälgin, et tallalaius oleks õmblusvaru. Aha, jälle tuleb nööpnõel. Võtan ära, enne kui nõel temani jõuab. Jälle nööpnõel, võtan ära. Niitan ära ja lõikan. Nii. Näete, et see ninapealne õmblus on nüüd tehtud. Nii. Ja nüüd teeme selle lõuaaluse õmbluse. Et täpselt samamoodi, õmblusvaru on jälle samamoodi kõik. Ja õmblemisel ka ärge nagu kangast venitage ega tirige ega tõmmake, masin alati ise tõmbab, nii kuidas vaja. Viimase nõela võtsin välja. Nii, jälle masin lõikas ise niidid katki. Nii, näete, lõuaõmblus on ka tehtud. Nüüd, et kuna siia nina peale me õmbleme ka traadi, siis me võiks praegu natukene siit nina pealt võtta seda õmblusvaru nagu lõigata peenemaks. Et see traat läheks lihtsalt nina pealt paremini läbi. Ja et kus need kumeruse kohad on, et siis võiks natukene siit, näete, kääri otstega natukene sälgutada. Et kui me ümber keerame, et siis riie ei jääks kuidagi pahasti. Et lihtsalt mõned sälgud sisse. Aga võite, kui lõikate, siis lõigake nii, et arvestage, et õmbluseni, et mitte päris õmbluseni ärge lõigake, vaid niiviisi, et üks paar lõnga õmblusest jääks nagu puutumata. Ja siit lõua alt ka näete, õmblus on nagu, kangas on kumer, aga et ta ümber keerates nagu annaks paremini ümber keerata, siis lihtsalt samamoodi lõigake lihtsalt mõned sellised sälgud siia sisse. Peaasi, et te õmblusse ei lõika. Et sellega olge ettevaatlikud, et selleks peavad ka head käärid olema. Nii, oleme sälgutanud. Nüüd keerame ümber. Näete, et meil on ju paremad pooled koos. Ajame pöidlad siit sisse. Nii. Ja proovime kogu selle asja ümber keerata. Nii, vaatame, mis meil välja tuleb. Niiviisi, et selline siis praegu on. Hakkab juba natukene maski kuju võtma. Nüüd, kui oleme ümber pööranud, siis näete, et see õmblused on nagu sellised, et oleks vaja nagu need õmblused maha teppida.
et mask hoiaks hästi vormi. Et selle jaoks me tepimegi, et hoiaks hästi vormi. Aga kui tepime, siis näete, et ise nagu, et samamoodi näiteks näpu võib sisse panna ja siit. Ja kui õmbled tepime, siis proovige, näete, et ma lihtsalt keeran, kuidas öeldagi, võrdselt. Et hea oleks, et see vooder, et kuna meil vooder on nii heleroosa ja selline mummuline, et see vooder nagu siit paremalt poolt vilkuma ei jääks. Keerake lihtsalt niiviisi. Ja nüüd siis õmblen üsna lähedalt, et näiteks 0,1 õmblus millimeetrit servast. Lihtsalt tepin nagu väga lähedalt. Näiteks väga-väga lähedalt. Nii. Ja kogu aeg siit sätin seda kangast, et ei jääks kuskilt nagu seda ulualust, nagu meil õmblusõpetaja ütles, et ulualust ei tohi jääda. Et see tähendab, et kangas peab olema nagu, näete, niimoodi täpselt õmbluseni välja surutud. Nii, kohe saab see esiosa õmblus valmis. Nii, et siis näete, et üle nii-öelda see ninapoolne äär, et juba on maha tepitud. Ja selline õmblusvaru siis 0,1 millimeetrit. Nii, aga nüüd lõuaalune samamoodi, et see ka ilusti vormi hoiaks, siis täpselt samamoodi tepime jälle maha. Ja sätime jälle nii, et see vooder ei jääks meil vilkuma. Näete, et nüüd on alumine nii-öelda lõuaäär ka maha tepitud. Nüüd mask hoiab juba vormi. Nüüd peaks õmblema siis ninatraadi. Et me kasutame Prümmi ninatraati. Siis ninatraat tuleb siia nina peale ja niimoodi võrdselt, et pool traadi osast nii-öelda ühele poolele, pool teisele poolele. Aga selle jaoks te võite selle ninatraadi pikkuse näiteks ära mõõta. Et meil on siin õmblusmasina küljes, näete, et siin on nagu selline joonlaud, et saate selle traadi lihtsalt siia paigutada, vaadate, palju see traat on. Aha, praegu näen, et natukene üle 10 millimeetri. Et sätin maski pooleks, nii, ja vaatan, et kuhu maani, täna nööpnele ka. Et kuna on 10 millimeetrit, siis järelikult 5 sentimeetrit, nagu ühele nina poole ja 5 sentimeetrit teisele nina poolele. Nii. Mõõdan siit õmblusmasina pealt, palju see paras on ja panen siia nööpnõela sisse. Ja panen, näete, mõlemast läbi. Võtan teise nööpnõela ja panen siia ühele poole. Et see tähendab, et ma õmblen nagu siia maani selle. Nii. Ja siit nüüd siia teisele poole. Et siis ma õmblen nagu mõlemalt nina poolelt võrdsele kaugusele. Näete, et tulemuseks on nüüd nii, et mul on siin 2 nööpnõela sees. See tähendab, et õmblus tuleb meil nüüd niiviisi, et õmbleme nüüd siit ja jälle sellise, et nüüd on nii, et kuni õmbluseni selline tallalaius on jälle paras. Et näeme, et see traat, näete, peab siia sisse mahtuma, et arvestage, mis traati teie kasutate, et siis õmblus peab tulema niiviisi, et traat ilusti sisse mahub, et kuidagi punni ei jääks. Siia peab nagu traadi jaoks ruumi jääma. Et alustan õmblemist siit ja õmblen siis siit, kuni teise nõelani. Kui ma olen teise nõelali õmmelnud, siis ma katkestan õmbluse, lükkan traadi sisse ja kuna mul siit jäis lahti, siis ma õmblusmasinaga siit veel kinnitan ära.
et traat ei saaks välja tulla, et ta on seal täiesti kinni. Nii, õmbleme. Kui õmblemist alustame, nüüd me saime õige koha peale, võtame nõela ära. Kinnitame kindlasti. Ja me saame siis, kui juba siit ümber keerame, saame alati veel vaadata, veenduda, kas see õmbluslaius, kust me õmblema hakkame, kas see on meie traadi jaoks paras. Praegu ma vaatan, et võiks äkki ühe õmbluspiste veel sirgelt otse teha. Nii, proovin, vaatan uuesti. Jah, nii on väga hea küll. Nii, ja nüüd õmblen. Ja õmblen ka võrdselt, proovin hoida. Nii, ja õmblen kuni märgini ja meie märgiks on praegu nööpnõel. Nii, kui ma jõuan selle nööpnõela kohani, nüüd ma olen õiges kohas, võtan nõela ära ja lihtsalt kinnitan ära siia. Nii, ja lõikasin. Näete, et see õmblus, mis me praegu tegime, võime siit ära lõigata. Ehk siis see ongi see nii-öelda tunnel, näete, selle traadi jaoks. Nüüd vaatame, kuidas me selle traadi sisse saame. Proovime lükata. Vaatame, kui hästi ta läheb. Nii, lükkan. Näete, siin on. Proovin mööda seda tunnelit lükata. Et kõige raskem koht selle traadi jaoks ongi see, et siin on väga palju õmbluseid. Et ma proovin teda pusida siit. Ahah, ei taha hästi minna. Et siis võib kasutada, mul on selline nööpnõel, mitte nööpnõel, vabandust, heegelnõel. Et selline lihtsalt peenike heegelnõel, et ma nagu sellega teen nagu teed siia. Sugun selle siit läbi. Proovin oma traati uuesti. See heegelnõel on terava otsaga, et ta nagu teeb paremini seda teed ette. Just nii, just siis, kui kaameraga filmime, seda ei taha minna. Nii. Ühesõnaga, heegelnõel on praegu sees, ma proovin heegelnõela kõrvalt nüüd minna selle traadiga. Uuesti. Korraga ei mahu, sellepärast, et siin on see 2 plastmassi osa. Aha, nüüd läks. Nii, lükkan. Et ma pean lükkama nüüd nii kaua, kuni siia täpselt oma õmbluseni. Veel. Aha. Näete, nüüd ma juba näppudega tunnen, et ta on siin vastu minu õmblust. Siin. Nii. Näete, siit on õhuke. Nii. Ja siit ka ma näppudega tunnen, et traat on meil hästi ilusti sees. Ja oluline, et meil oleks siit turvaline kinni õmmelda, see tähendab, traat ei tohi kindlasti selle koha peal olla. Et masinat ei lõhu, eks ole, et veendute, et traati kindlasti siin ei ole. Praegu ma näpuga tunnen, et tõesti ei ole ja nüüd teen siia õmblusmasinaga, õmblen siit lihtsalt, kinnitan ära ja siis see traat on meil siin täiesti lugus. Nii, valmis. Lõikame niidi otsad ära. Nii, traat on ilusti tunnelis. Nii. Ja nüüd on jäänud veel ainult need kummitunnelid õmmelda. Ja näete, et kuidas vooder on lühem. Nüüd on kõige mugavam lihtsalt need niidi otsad, mis siin on, ära lõigata, et need kuidagi ette ei jääks. Ja lihtsalt näete, keerake ühe korra ja teise korra veel. Niiviisi, et teil tekiks siia tunnel. Nii. Ja et see on nagu tavaline palistus praegu. Ja õmblen siit ka 0,1 mm siit servast ja ongi minu tunnel valmis.
kinnitan kindlasti. Nii, näete, tunnel on valmis. Niidi otsad on veel lõigata ja teeme teise poole täpselt samamoodi. Keerame natukene siit ära ja siis keerame veel, et nüüd te saite aru, miks me nagu voodrid lõikasime lühemad 2 sentimeetri võrra. Nii, ja lõikame need niidi otsad ära. Mis meil siin jäid? Aha, teiselt poolt ka. Nii, et põhimõtteliselt nüüd mask on valmis, õmmeldud. Et näete, traat toimib siin hästi. Nii, et nüüd viimane asi, mis on veel teha meie maskil, on siis kummid panna. Aga kummid me lõikame, et see nüüd on naiste suurus, et meeste suurus me teeme natukese suurema. Aga naiste suurusel siis kummid ja kummid me ei õmble kinni, vaid sõlmime. Ja sõlmime sellepärast, et siis on ka mugavam suurust muuta, seda sõlmi saab lahti arutada ja uuesti kinni panna, kui kellelegi näiteks mõõt ei sobi. Ja kuidas keegi on harjunud kummi läbi tõmbama, selle heegelnõelaga on ka üsna mugav. Kasutame siit heegelnõela. No. Tuleb, sain ilusti kätte. Nii. Ja samamoodi siis, üks niidijupp tuli siit välja, lõikam selle ka ära siit tunnelist. Et põhimõtteliselt üks kumm pandud, siis jääb lihtsalt sõlmida ja teine kumm ka ja ongi valmis. Muidugi ma ei tea, kui palju nüüd aega kulus, ma aega ei mõõtnud, aga selline sai siis meie mask. Ja õmblusmasinaid, et meie siin, et see, millega me siin otseõmblust tegime, väga mugav see kannaga lõikus, et need on ainult jukimasinad. Et kui te vaatate Juki otseõmblusmasinat, siis see on üks ainus mudel TL2010, et see on juba sellele kas ateljeesse või siis kes tahab ikkagi raha teenida. Aga teine variant Jukidest on siis nutimasin, täpselt samamoodi kannaga lõikusega. Ja Jukidel see kannaga lõikus on ainult nii-öelda F-seerial, et see F on nagu see natukene parem seeria, hinna poolest ka natukene kallim, aga see kõik teeb õmblemise nii kiireks ja mugavaks. Head õmblemist teile!